Tere, mina olen Anneli ja täna räägime jälle juukse värvimisest. Millised on siis trendikad värvimised? Vella pakub sellel hooajal 2 erinevat trendikat juukse hooldust ja värvimist koos. Nimetame seda värviteenuseks ja täna vaatame täpsemalt, missugune on üks lokis ja tumedatele juustele tehtav värvimine, nimetame seda shadow lights'iks ja jagan teiega oma ekraani. Ja siin on näha trendikad visuaalid ja nende hulgas siis ka lokisjuustega modell, kellest täna räägime natukene rohkem. Millised need trendikad värvimised siis on? Eelkõige ootavad meie kliendid, et kui nende juustele tehakse keerukas juukse värvimine, siis et see näeks siiski välja loomulik, hästi tervete ilusate juustega ja et see tulemus püsiks kaua ja ei oleks väga silmatorkav väljakasv. Nii. Ja tänast tehnikat tehakse värviga Coleston Perfect. Paljudele on see värvisari kindlasti tuttav. See on meie Vella Professionals värvisarjade baas põhisari ja see on väga suure värvivalikuga ja kindlasti salongidele on ta selliseks turvaliseks ja heaks partneriks, sest et nende värvidega saab tõesti teostada kõik võimalikke värvimisi, alates hallide juuste katmisest kuni ka igasuguste kirgaste toonideni ja muidugi ka igasugused erinevad toonivad segud, mille juures ma täna ka jälle natukene peatun, sest see on viimase aja üks väga-väga tugev trend. Coleston Perfecti on väga hea segada, sest et ta seguneb kiiresti ja seda soovitame teha kindlasti spetsiaalse sellise visplikesega, sest et muidu pintslid lihtsalt lähevad kiiresti koledaks ja nii segunevad need värvitoonid, eriti kui neid on mitmeid erinevaid, ka palju paremini kokku. Siis värvi on hea välja loputada, sest et ta tõesti tuleb paremini juustest välja ja nii säästame oma aega ja ka vett. Ja nagu ma ütlesin, värvisarjades on kõikvõimalikke erinevaid toone, nendega saab teha tumedamaks värvimisi, halle juukseid katta, saab ka heledamaks värvida ja kindlasti kui meil on loomulikud juuksed nagu tänasel modellil, keda me hakkame vaatama, alguses on värvidega värvimise võimalusi hästi-hästi palju. Shadow Lights, seda värviteenust võiks siis kirjeldada nii, et ehkki põhitoon on igal inimesel siis individuaalne, on ta siis blond või on ta punakam või on ta hoopis brünett, siis sellesse põhivärvi valitakse lisatoonid. Need võivad olla täiesti kontrastsed toonid, sel juhul tehakse salke hästi selliste peenikeste triipudena, aga kui juuksed on näiteks lokilised, siis väga peenikeste salkudega pole mõtet teha, sest et see ei jää hästi paistma. Ja seal kasutatakse natukene teistsugust tehnikat, mida me kohe ka varsti vaatame. Igal juhul mitmete erinevate toonide kokku kombineerimised jätavad juustest loomuliku mulje, et juuksed on liikuvad, seal on erinevaid toone, erinevaid sügavusi ja selle tõttu see mõjubki just nimelt loomulikult. Siis tänane modell, nagu ma ütlesin, on tumedate ja loomulike juustega ja tema juustesse võib siis sobita erinevaid alatoone loomulikult, aga siin on näha Coleston Perfecti pruunide toonide valik ja nende hulgast küll tänaseid värve ei ole, aga ka võib vabalt nende toonidega siis kombineerida. Siis edasi on blondidele juustele palju erinevaid väga moekaid ja ilusaid toone ja kui teil on näiteks jahedad blondid juuksed põhitoonilt,
siis võiks sinna hulka lisada midagi, mis natuke tasakaalustaks seda jahedust, et üks toon võiks olla võib-olla hoopis natukene soojem ja ka vastupidi, kui on väga soojad toonid, siis sinna tasakaalustuseks sobiks üks jahedam toon. Siin on näha ka punaste toonide valik, siin on ka väga-väga palju erinevaid võimalusi ja üks meil juba salvestatud väikene koolitus on meie Vella Stuudio Facebooki lehel olemas. Seal on seesama modell, kes praegu ekraanil kaneeli punase nime all ja sealt on näha ka, kuidas siis selliseid värve on valitud ja kuidas seda tehnikat tehakse. Ja nüüd üks väikene video nende modellidega. Ja nagu nägite, neid tehnikaid Shadowlights värviteenust võib väga vabalt soovitada ja teha ka pikematele juustele. Aga tänane modell on väga paksude ja lokkis juustega ja need on loomulikud juuksed ja talle hakatakse valima siis sobivaid toone, millega tema juuksed teha siis natukene trendikamaks ja põnevamaks ja samas liikuvamaks. Ja valitud on tema toonideks, esimeseks lisatooniks on 2 värvi kokku segatud, need on pruunikate toonidega, 7. ja 6. tumedusaste ja lisaheledust tehakse blondeerijaga, Blonderplex pulbriga. Ja kõige lõpus toonitakse juuksed üle siis tooniva seguga, kus on heledam ja kuldne beežikas toon. Kõigepealt esimene jaotus. Juuksed jaotatakse siis kõrva kohalt ja kui on hästi lokkis juustega tegemist, siis on horisontaalsed jaotused sobivamad, sest siis on need värvid ka paremini pärast näha. Ja alustatakse kuklaosast ja liigutakse külgedele ja tukkaossa. Siin on näha, kuidas kantakse vabakäe tehnikana blondeerijat juustele ja tehakse näiteks juure lähedalt on väga praktiline teha natukene tupeerimist, see hajutab seda värvi kandmise piiri, nii et ta jääb paistma loomulikum. Ja selliseid suuremaid salke võib eraldada, Vellal on olemas spetsiaalselt läbipaistvad kiled, millega saab neid värvisalke siis üksteisest eraldada ja samas saab mõnusasti jälgida, kuidas protsess kulgeb. Siin on näha, et ka värvi kantakse peale samamoodi õhukese täissalguna ja sama lugu, et tuleb vaadata, et sealt juure lähedaselt osalt oleks värv hästi hajutatult kantud. Ja kui põhivärvimine on tehtud ja maha loputatud, siis tuleks segada kokku tooniv segu. Ja toonivat segu me segame kokku nende samade Coleston Perfect värvidega, aga lisame sinna juurde spetsiaalse Pastel Velloxoni, mis on helesinise sildiga ja veel vasakul pool ääres on näha üks eraldi toode, sellise põneva pihustatava sellise korgiga sealt, siis seda saab kasutada vajadusel hästi võib-olla rikutud või kuivade juuste otste kaitseks. See ühtlustab juukse struktuuri ja on juustele väga heaks tooni ühtlustajaks.
Siis on võimalus kasutada ka selle tooniva ja ka tegelikult kõikide nende eelnevate segude hulgas ka Velaplex tootesüsteemi ja see omakorda aitab juukseid tervetena ja ilusatena püsida, see tugevdab juukse sisestruktuuri. Ja siin on näha, kuidas siis kantakse seda toonivat segu nüüd kogu juukse pikkusesse. Ja seda hoitakse juustel kuni 15 minutit ja peab lihtsalt jälgima, et seda toonivat segu oleks ilusasti ühtlaselt kõikidel juustel. Nii, ja niimoodi näebki välja siis lõpptulemus ja siin on väga mitmeid erinevaid toonivarjundeid, erinevaid tumedusi ja see on täpselt see, mis praegusesse trendi sobitub. Nii et kui välja hakkavad kasvama enda loomulikud juuksed, siis see sobib sellesse ülejäänud komplekti väga hästi kokku ja ta ei ole liiga häiriv ja silma torkav. Aga kuidas siis selliseid lokkisjuukseid hooldada nii, et nad näeksid kenad välja, nii et see lokk ei oleks mitte üks selline tohutu kuiv pahmakas, vaid et sellise ilusa lokivormiga nähtavad lokikesed, siis selle jaoks kindlasti aitab kaasa spetsiaalne loki hooldussari. Ja siin lihtsalt näide, et näete, missugused võivad olla mitte hooldatud ja juba siis hooldatud juuksed, et kui lokk on nähtav ja välja joonistunud, siis juuksed on ka palju tervema ja parema välimusega. Nende lokitoodete sees on Norishin kompleks ja siin on nisu kliiekstrakt ja jojobaõli ja see kõik niisutab ja toidab lokke. Ja nendel toodetel on ka oivaline lõhn, mis ei ole muidugi üldse vähe tähtis ja kodus kasutamiseks on šampoon, balsam, pähejäetav balsam ja lõhnade komplektis või selles lõhnas on nii tipunoot, lõhnasüda kui ka põhjanoodid ja see kõik kokku on selline tõeline meeleline nauding. Ja siin siis kogu meie pakutav lokisjuustele mõeldud tootevalik, šampoon, balsam, mask ja pähejäetav balsam. Ja mida võib veel öelda, et üks hea nipp, kui juuksed on tõesti hästi lokilised, võib natukene võtta pestud niisketele juustele kanda balsamit, enne tilgakene kätte vahel laiali jaotada ja siis juustesse ja sinna ta jääb ja see annab täiendava niisutava efekti. Ja on ka 2 spetsiaalset lokkidele mõeldud viimistlustoodet, üks neist on viimistlev vaht, hästi elastne, lokid jäävad vetruvad, liikuvad ja Curl Shaper on selline kerge keeljas kreemias toode, millega saab veel siis ka omakorda kas siis võib neid seda niisketesse juustesse kanda või hiljem lihtsalt lokke veel paika sättida ja natukene täiendavalt vormida. Aga selleks, et toon oleks kogu aeg värske ja ergas, võib kasutada värvimiste vahepeal kodus toonivat maski ja meie Color Fresh maskid, seal on erinevaid toone, nagu te näete ka praeguselt slaidilt, aga kui juuksed on siis sellised pruunikad, siis loomulikult saab valida selle järgi, mida te tahaksite nendesse juustesse lisada, et kas on lihtsalt kergelt kuldne läige, tahate rohkem pruunikat tooni, see on šokolaadipruun või tahaks hoopis lisada neid vaskset alatooni, siis sobib koppertoon. Ja siin ka näidatud, et kuidas seda toodet siis kodus ise kasutada. Kõigepealt juuksed tuleb pesta, siis natukene kuivemaks vajutada ja kinnastega tuleb seda maski siis juustesse kanda, sest et maskides on üsna palju pigmenti ja muidu võivad teie käed samamoodi olla natuke seda tooni, mis ka juuksed. Ja hoida 10 minutit ja seejärel loputatakse välja ja balsamit täiendavalt pole vaja kasutada.
sellel korral, kui maski kasutatakse. Loodan, et teile oli sellest tänasest kuulamisest kasu ja saate need ideid kasutada oma lokis juustega klientide peal ja häid toonimisi ja katsetamisi.